alustame võib-olla oma vestlust, sellist südamest südamesse nahateemade arutamist, sellest, kes ma tegelikult olen. Olen Kaia Kardma, holistiline nahaspetsialist, eluaegne ettevõtja ja juba aastaid ka ilusalongi Tartus pidanud. Ehk siis selline ilumaailm on olnud minuga päris kaua ja alguse kõik on saanud minu enda nahateemadest, minu laste nahateemadest ja see, mida mina siin täna sulle jagan selle koha pealt, et miks see nahk ikkagi hakkab punetama ja õhetama, et neid taipamisi, mida sa täna kuuled, olen ma ise juba aastaid tagasi enda heaks või enda pere heaolu fookuses avastanud. Aga kosmeetikuna just nimelt sellisele nahauuendusele ehk siis tahaks öelda akne, pigmendilaigud, rosaatia, punetus, sellised naha kiired vananemisilmingud, mis ei ole teinud kedagi rõõmsaks. Need on see nahauuenduse fookusega nahaga siis tegelemine. Ja jõudsin läbi kogemuse selleni, et sageli nahahooldusest ainult ei piisa. Ehk siis jõudsin integratiivse dermatoloogilise toitumiseni oma õpingutega ja see siis on selline toitumisnõustamine, mis lähtub just nimelt nahavajadustest, ehk siis tegemist oli Inglismaa kooli õpingutega, kus ma käisin ja seal just õpetatigi seda, et erinevatel nahahaigustel on teaduslike uuringute alusel siis erinevad sellised biokeemilised ainete puudujääkide mustrid, mille kompenseerimisel, korda tegemisel on tegelikult võimalik naha heaolu väga oluliselt muuta ja nagu see heaolu õigemini nagu taastada, see, mida enam alles ei ole. Selle aasta algusest olen siis alustanud oma teekonda ka funktsionaalmeditsiini praktikuks, ehk siis väga paljud minu soovitused sulle tegelikult, kui ma nüüd vaatan nagu taha ka, enne kui ma nüüd nii-öelda ametlikult funktsionaalmeditsiini koolis õpin, on tegelikult sellega tugevalt seotud, ehk siis need miskid, need piisakesed, mida ma olin kogunud oma õpingutega, ise uurides, oma klientide lugusid toetades, on saanud tänaseks nüüd siis sellise tugistruktuuri, mida mööda ma lähen veel rohkem süvitsi selleks, et ma saaksin sind aidata. Olen õppinud holistilist tervisementorlust USA naturapaatilise arsti käe all, kes siis tegelikult on mind inspireerinud minema õppima edasi ise funktsionaalmeditsiini praktikuks. Sest ma näen, et see teekond on miski, mis mind päriselt kõnetab. Korraks oli vahepeal endal küsimus, et oot, aga kes ma siis olen, kui ma nüüd jõuan nagu funktsionaalmeditsiini, et olen ma siis nüüd kosmeetik või nahaspetsialist või kes ma siis nagu olen või kes minust saab, et tekitas korraks must segadust, et tänaseks see segadus on kadunud. Ja see ongi see, mida ma ju tegelikult olen kogu aeg teinud. Ma lihtsalt annan endale enda teadmistesse sügavuse. See sügavus on oluline sellepärast, et ma näen ikkagi pidevalt, et igaühe naha teema on natukene erinev ja see vajab veidi, kuidas öelda, ma olen oluliselt kiiremini ja paremini sulle toeks, kui mul on rohkem kaarte, mille pealt vihjeid lugeda. Ehk siis, et kas ma lähen matkama sellise pisikese väikese nagu kaardikesega või mul on see suur digitaalne Google Maps kaasas, et suur vahe on see, et kuivõrd kiiresti ma kuhugi kohale võiksin jõuda, on ju. Et ennekõike olen holistiline nahaspetsialist. Minu taustal on väga palju ilusat, ehedat ja päris. Ehk siis see puhas elustiil, see puhas toit, see on miski, mis on minu jaoks ülioluline. Oleme abikaasaga Eesti suurima sinikuuslapuu maheistanduse rajajad. Elame Tartumaal Peipsiääre vallas Välgis, kes Tartu kandis Välgi mustikaid turu pealt ja kukeseeni suvel naudib, siis need on needsamad männimetsad, mille juures me elame. Ja mul on 3 last.
olen abielus ja siin see keskne pilt siis on minu ilumeka Tartus. Kui sa tuled mu ilukabinetti külla, siis me kohtume siin ja püüan siis ise õppida, anda edasi seda, mida ma olen omandanud ja mulle on öeldud väga-väga palju, et ma oskan hästi keerulisi teemasid rääkida hästi pehmeks ja kuidagi lihtsalt jälgitavaks. Ehk siis ma tänan sind veel kord, et sa oled mind kuulamas ja ma suurima rõõmuga jagan sinuga seda, mida ma olen taibanud. Kuidas ma lähenen naha heaolule, et sa saaksid sellest laiemast viitest võib-olla veel aru paremini, on tegelikult väga-väga mitmetahuline, et ma olen siia toonud sulle välja nagu justkui 6 sammast. Neid sambaid võib tegelikult panna natuke kokku, natuke tõmmata veel rohkem laiali, lähtuvalt sellelt nii-öelda, mida parasjagu see dünaamika nii-öelda eeldab, et sind aidata. Aga laias laastus on see nii, ehk siis on hästi oluline saada aru sellest, et mis on konkreetselt siis need nii-öelda nagu need sümptomid on ju, mis kehaga nii-öelda toimuvad, mis nahaga toimuvad, aga iga selle sümptomi taga on tegelikult mingisugune lugu. Miks see on tekkinud, miks see on välja kujunenud ja selleks, et see tervenemise protsess saaks nagu alguse, siis tegelikult on vaja seda kaardistamist ka, et mis on see, mida sa ikkagi praegu oma nahal koged, mida sa näed, mida sa tunned, mida sa teed, samamoodi mõnes mõttes võib-olla siis, ehk siis see nahahoolduse pool, et milline on sinu see nahahoolduse rutiin täna, et mis on need toitained, mida sa talle naha kaudu annad, millised on need puhastusrutiinid, millised on need tooted, on ju. Kas see naha mikrobioom, mis naha heaolu eest natuke vastutab, kas see naha meie kaitse hüdrolipiidkiht, kas see on terve? Et kui ta ei ole terve, et kas sa astud samme, et seda taastada või mitte. Missugune on siis selline keha toitumise tasakaal, et seda võiks nimetada sellest nutridermatoloogiaks siis, mida ma nii-öelda oma klientidega käsitlen, ehk siis selline toitainete tasakaal. Nahaspetsiifiliselt samamoodi, et kui on mingisugune nahahaigus juba välja kujunenud, olgu selleks siis see rosaatia diagnoos juba või sul täna ei ole diagnoosi veel mõne nahamure koha pealt, aga mure on, et siis tegelikult väga erinevatel nahahaigustel on hästi erinevad sellised nagu dünaamikad taga, et mis ainete puudujäägid, mis seal taga võivad olla. Laiem pilt toitumise pool, et kas su keha on hetkel hoitud või pidevas näljas ja näljas pean ma eelkõige silmas toitaine näljas, mitte nii väga siis selles kaloraaži näljas. Kuivõrd hästi töötavad sinu keha väljutusmehhanismid ehk siis selline loomulik detoks, missugune on sinu elustiil laiemas võttes, stressi silmas pidades, liikumist silmas pidades, et kõik need aspektid on üliolulised, et need on ka minu loodud holistilise iluklubi siis temaatikate siis nagu sellised alused, mille järgi ma tegelikult kogu oma sellist klientide toetamise teekonda üles ehitan. Täna tahan ma rääkida sulle sellest siis, miks rosaatia ja õhetus põskedele tekib. Ma näen kliente, minu juurde jõuab kliente selle teemaga hästi palju. Ma loomulikult olen ise ka neid teemasid tõstatanud, sest et jagada seda kogemust, mis mul täna on, et näidata, et selle pärast ei pea kannatama. Et väga palju kliente on, kes on minu juurde jõudnud, nad on olnud aastaid sellega mures ja jõudnud minu juurde siis mingisugusel kulminatsiooni hetkel ja öelnud, et Kaia, nüüd oli nagu viimane piisk mu karikas, ma ei suuda enam, ma kuskilt miskit nägin sinu asja, ma mõtlesin, et ma tulen ja lihtsalt räägin. Ja 4 kuud hiljem tegelikult on nahk korras. 4 kuud hiljem versus võib-olla 4 aastat, kus otsiti, guugeldati, oldi peaaegu juba väsinud sellest nagu sellisest nagu pidevast katsetamisest. Et ma lihtsalt tahan sulle öelda, et selle katsetamise lõpetamine on valik. Et selle saab ära lõpetada, selle katsetamise. Aga see eeldab usaldust.
usaldust selle osas, et on olemas teekond, mis aitab naha korda saada ja sa ei pea kannatama. Ma tahaksin lihtsalt ja hästi lühidalt sulle ühe nii-öelda slaidi peal panna kokku selle, et kust kohast tuleb see naha selline haigus või siis naha ilu ja tervis ja heaolu, siis ole hea, siin see on. Ma ei tea nüüd, kas see kõlab lihtsalt või see kõlab siin praegu nagu raskelt, aga põhimõtteliselt nii ta on. Ja selle kõige keskmes on tegelikult meie valikud, sinu valikud, minu valikud. Ja mitte see, mida mina valin sinu eest, vaid sinu valikud iga päev oma keskkonna osas. Ehk siis see, mida sina otsustad oma elustiili, toitumise, liikumise, nahahoolduse, absoluutselt kõikide nende võib-olla eelmiste aspektide osas, mille osas ma natuke sulle juba puudutasin, on ju, mida sa maksimeerid ehk mida su elus on väga palju, mida su elus on väga vähe, liiga vähe ja mida sa siis nagu eelistad nende nii-öelda erinevate valikute koha pealt, olgu selleks liikumine või mitteliikumine, ise toidu tegemine, poest valmis toidu ostmine, selle toote kasutamine, tolle toote kasutamine, veini nautimine, vee joomine, rattasõit, diivanil vedelemine, noh, need valikud siin kogu aeg käivad, eks ju, ma ei ütle selle ühegi asja, mis ma siin praegu nimetasin, ma ei ütle ühegi kohta, et see, kas see on negatiivne või see on positiivne sulle hetkel praegu. miks? Vabandust, sellepärast, et kõik sõltub laiemast pildist, sellest kumulatiivsest nagu summa summarumist, tahaks öelda niimoodi. Miks? Sellepärast, et seda kõike sõltub, et kui palju sinu elus ja harjumustes ja olemistest kõiki neid erinevaid asju tegelikult on. Kui neid valikuid, mis mõjutavad natuke nii-öelda kehvema poolt, on palju, siis on halvemini. Ma üks väike hetk, vabandan, ma täidan oma veeklaasi korraks. Nii, olen siin tagasi, vabandust. Ma lihtsalt kolisin enne alustamist teise laua taha ja avastasin, et mu klaas jäi maha. Ehk siis me peame vaatama nagu summa summarum, mis toimub laia pildiga, on ju. Siis valikute koha pealt, need valikud mõjutavad otseselt siis seda kogu biokeemiat, mis meie kehas toimub ja kogu keha selline heaolu ja halvakspanu sõltub sellisel süsteemsel koostoimel, ehk siis meil ei ole võimalik vaadata mitte ühtegi nagu osa siit ei hormoone ega sellist immuunsüsteemi tervist, närvisüsteemi tervist, seedimise tervist, ainevahetuslikku poolt, sellist detoksi poolt eraldiseisvana. Me saame neid natuke lahti lahutada selleks, et neist saaks aru, et me saaksime hakata tegema toetavaid sammusid, on võimalik neid võtta lahti. Aga selleks, et hinnata kogu keha heaolu mõttes ja naha tervise mõttes, mis toimub, on vaja vaadata seda tervikuna, süsteemsena ja siis alles saad aru, et ahah, okei, et kui mul need asjad tegelikult ongi lonkavad, siis ma ei saa jõuda sellisesse väga heasse kohta, eks ju. Ja miks need geenid siin nagu nii ebareaalselt suure võib-olla nagu kastiga on mul täiesti teadlikult siia niiviisi toodud, sellepärast et tegelikult see esimene osa siit on nagu väike kuubikukene ainult, on inimgeenid, mis meid mõjutavad. Lihtsalt, et sa teaksid, et inimkeha toimib ääretult suures sümbioosis mikroobidega ja neid mikroobe ehk siis tegelikult just nimelt mikroobide DNA mõju meie kehale
on DNA nagu hulga mõttes suurem kui meie enda inimese DNA mõju. Niivõrd palju rohkem on meie kehas mikroobe ja erinevaid siis nii-öelda geenide mõjutusi seeläbi. Ehk siis selline harmooniline, selline mikroobne tasakaal on ääretult suure mõjuga, mis mõjutab seda, et kummale poole me siis nüüd kaldu oleme. Kas pigem, et meil ei ole hea olla, inglise keeles on see nagu hea väljend on, et on küll disease, on ju, aga seda nagu natukene nagu lahti tõmmatuna on see dis-ease ehk siis selline kerguse puudus on see suund, mis siis lõpuks viib välja siis sellele haiguseni, on ju. Ja, ja ilu ja selline tervise, harmoonia, wellnessi poole, ehk siis see, et ma tunnen ennast suurepäraselt, see on see pool, kuhu poole me ju tegelikult tahame püüelda. Kõik on omavahel seotud. Absoluutselt kõik on omavahel seotud. Ehk siis nahamured on seotud kõigi nende teemadega, mis siit välja võiks vaadelda. Ehk siis, kui mina vaatan sind sellise funktsionaalse integratiivse pilguga, neid termineid on erinevaid, kuidas seda nimetatakse natukene, et sellist nagu tervikpilti, holistiline on siis see eestikeelne, võib-olla kõige ilusam väljend minu meelest selle kohta, siis see tähendab seda, et ma ei vaata sümptomeid, vaid ma vaatan inimest tervikuna. Kes sa oled? Mis elu sa elad? Et mis on see nagu pagas, millega sa tuled. Ehk siis juured on väga-väga sügaval nii-öelda selles, mida sa teed, mida sa usud, milline on sinu minevik, ka selline, ütleme, see diagnostiline minevik võib-olla, kuidas sinu keha biokeemia üldse toimub, kas sinu rakkudes on energia tootmisega hästi, jääkainete väljutamisega, ehk siis igaühe selline olukord on unikaalne ning selleks, et saada alguse, et nagu nii-öelda saada liikuma sinna naha tervenemise poole, kordasaamise poole, siis see algab sellisest nagu laiema pildi mõistmisest, et kes sa oled ja mis elu sa elad, mitte sellest, et vot sul on see, et sind ei defineeri see, mis sul on nagu selline nagu tempel otsa ees, eks ju, et sul on nüüd rosaatia või õhetavad põsed, vaid sina oled ikkagi sina ise, see, mida sa teed ja see, mis elu sa elad, eks ju ja see, et sul on see sümptom, selline punetuse ja õhetuse oma, et see eeldabki nüüd nagu uurimist, et aga kust ta tuleb, on ju. Ehk siis, et see on sinu keha viis öelda sulle, et midagi on tegelikult natukene sassis. Siin taga võib olla toitainetega, kaasa arvatud hapniku omastamine, stressiteemad, mõtteviisi teemad, see mitte isegi ainult see, et kui palju stressi sinu elus on, vaid kuidas sa seda stressi tajud, missuguse nagu templi jälle hinnangu sa ise sellele olukorrale annad, missugune on sinu immuunsüsteemi tervis, taluvus, kui hästi ta nii-öelda, kui hästi reageerib, ta alati hästi reageerib, et missugused on tema nagu need nii-öelda need trigger'id, et kas ta on pidevalt üliaktiivses vormis või ta saab olla ka sellises puhkestaadiumis, taastumise staadiumis. Et kas sul on üldse energiat, et kas sinu rakkudes olevad mitokondrid suudavad energiat toota. Rakkude töö on ääretult põnev ja selleks, et rakud üldse midagi teha saaksid, taastumise mõttes, uuenemise mõttes, funktsioneerimise mõttes, peavad nad saama kätte toitained. Kui nad toitaineid kätte ei saa, siis reaalselt energia tootmine on nõrk, ehk siis see seletab seda väsimust, pidevat sellist tunnet, et magan küll, aga ma nagu ikkagi ei saa ennast käima, on vaja neid erguteid, peab ennast pidevalt stimuleerima, olgu selleks siis see kohvi, on ju, olgu see siis mingisugune väga aktiivne füüsiline treening, et sul on vaja seda nagu power'iga nagu taguda ennast, on ju, et see oleksid nagu liikumises, on ju. Toitainete omastamise võime, toitainete selline, kuidas öelda, toidu üldse toitaineteks lagundamise võime, et milline on sinu seedimise võimekus toitu töödelda üldse või nii-öelda käsitleda.
toksilisus, detofikatsioonivõimekus, ma räägin sellest toksilisest poolest natukene sulle veel tegelikult hiljem ka. Geneetilised perekondlikud soodumused, mille kohta ma eelkõige ütleks seda, et need on üks selline tärnikene kõigi nende, kuidas öelda, nende suure pildi juures, et see ei ole see, mis defineerib selle, mis sinu naha peal toimub. Ta on väikse osakaaluga siin sees loomulikult, aga pigem sõltub see sellest, et kes sa oled, mis elu sa elad, on ju. Et see määrab selle, et kuhu sa liikumas tegelikult oled. Et tahaksin sulle veel võib-olla natukene detailsemalt seda kõike lahti rääkida, et tekiks nagu sellist ülevaadet, arusaamist, et kust see tuleb ja kus see on. Olgu. Ehk siis emadus tuli korraks. Ja laia põhjaga ma tahaksin tuua hästi sellise halli kolmiku siia, võiks nii öelda. Ehk siis, et kuidas see kõik alguse saab tegelikult. Väga sageli see saab ikkagi alguse selle kolmiku koosmõjust. Kas nüüd ühte oli rohkem kui teist või teist oli vähem kui sellist kolmandat, siis raske öelda, on ju. Ehk siis pikaajaline krooniline stress on kehale ääretult suur koormus. Kehv toitumine, pidev toitainete puudus, selline sõna otseses mõttes toitaineline nälg mõjutab tugevalt taastumisvõimet, isegi kui mingisugune selline muster hakkab tulema, et sa taastuksid. Ja praeguses elukeskkonnas toksiline koormus on kindlasti see, mida ei saa lihtsalt tähelepanu jätta. Et kõik see siin on miski, mis mõjutab seda, et aga mul oli kogu aeg kõik normaalne ja nüüd. Miks siis nüüd praegu lööb välja? Aga ma kogu aeg ju sõin nii, elasin nii, töötasin nii, tegin asju nii, aga nüüd lõi välja. Aga vaat see ongi see, et kui sul on karikas, kuhu sa saad nagu kogu aeg valada nagu mingeid asju peale, eks ju, sa muudkui valad ja valad ja valad ja valad, siis see karikas ühel hetkel saab täis. Isegi kui sa vahepeal sealt jood nagu vähemaks, eks ju, mingeid asju, ühel hetkel see karikas saab täis ja ta enam ei jõua. Mis on need kohad, mida ma näen, millal saab naiste karikas sageli täis, on peale rasedust, peale sünnitust, peale imetamist ja peale siis väga suuri selliseid elumuutusi. Olgu selleks siis, ma ei tea, näiteks ülikooli lõpetamine, lõputööde tegemine peale seda. Olgu selleks siis suur karjäärimuutus, suur elukoha muutus ja kindlasti menopausi periood või see õigemini see perimenopausi periood siis on see, kus mingisugused asjad hakkavad nagu rohkem logisema. Need on need kohad võib-olla, kust kliente jõuab minuni väga-väga palju ja sageli see rosaatse või punetuse kujunemine siis käib nende sündmustega koos ja siia juurde väga sageli tulevad siis needsamad 3 halli siin. Ehk siis, ma ei tea, võib-olla oled natukene pettunud hetkel korraks, võid mulle öelda, et kas sa tunned, et ahah, et justkui nagu nii lihtne ongi või? Et noh, see on 2 otsaga, vaata. Et kas ta siis on nüüd lihtne või ta on keeruline, sellepärast et tahakski öelda tegelikult võib-olla siis selle koha pealt justkui niimoodi, et aga see ei olegi ju midagi uut. Et see, mis elu me elame, see mõjutab seda, kes me oleme, eks ju. Ehk siis ma püüangi sinuni seda sellist nagu arusaamist nagu tuua, et siin järgmises nüüd sellises kollakas oranžikas tulbas siis on selline tähelepanu püüdev pool ehk siis see, et mis seal kehas siis toimuma hakkab, kui see 3 halli seal argielus pidevalt figureerivad ja sellest enam välja ei saa, siis kipub välja kujunema erinevad soolestiku tervise mured.
Ja selle juures väga tugevalt siis just nimelt selline lekkiva soolestiku mure. Rosaatse punetuse puhul on väga palju sellist mikroobide tasakaalutuse teemasid ehk siis liigselt selliseid keha mitte toetavaid mikroobe, baktereid ja puudu vähesuses siis neid nii-öelda häid mikroobe ja need suurendavad seda lekkiva soolestiku tekkimist. Mida see teeb, räägin sulle ka edasi. Et see on see miski, mis siis tegelikult üliaktiveerib siis või üleaktiveerib immuunsüsteemi ehk siis hakkab sinu kehas ringlema läbi lekkiva soole erinevaid baktereid, valkusid, põletikku tekitavaid tsütokiine aineid, mis ei peaks seal seda tegema ja see tekitab sinu nahale siis, toob välja siis erinevaid reaktsioone. Kui soolestiku tasandil on juba puudujääke nii-öelda, juba on mingisuguseid nõrkasid kohtasid, siis pluss see toitumine võib olla toitaineliselt nii-öelda puudujääkidega, siis on keha kütusevaeguses. Tal ei ole kütust, millest taastada, millest energiat toota, millest seda head nii-öelda luua. See toob kaasa omakorda hormonaalse tasakaalu nii-öelda kõikumise, väga palju hormonaalsest tasakaalust, eelkõige mis on seotud heaoluhormoonidega, sõltub sellest, mis toimub kõhus tegelikult. Kuni selleni, et 2/3 immuunsüsteemist üldse öeldakse, et on soolestikus, et see on väga-väga suure rolliga. Soolestik osaleb ka naiste puhul näiteks östrogeeni metabolismis ehk siis hormonaalsete tasakaalu teemade pool on ülioluline. Kellel punetuse ja punetusega kaasas käivad ka punnikesed, siis seal taga sageli on ka sellist androgenhormoonide üliaktiivsust, mis lisaks siis sellisele võimalikele perimenopausi või näiteks rasedusjärgsete selliste naissuguhormoonide kõikumistega. Need on jälle androgenhormoonide tasakaal on hästi tugevalt seotud toitumise nii-öelda mustritega. Siis mikrobioomi düsbioos on ju see, et on mikroobide tasakaal, ei ole keha heaolu toetav. Aeglane jääkainete väljutamine ehk siis selline loomulik detoks on nii-öelda häiritud ja see toob kaasa päris palju pahandust ja halb uni ja taastumine. Et kui su keha ei saa puhata enam, veel seal rääkimata sellest, et tal ei ole toitainet, millest taastuda, et siis see omakorda on justkui nagu selline kaskaad või selline ratas, õnnetuse ratas, et mis üks asi hakkab mõjutama teist, teine asi kolmandat, kolmas asi neljandat, niimoodi ta muudkui nagu käib ja käib ja käib ja käib ja käib ja käib, eks ju. See üliaktiivne immuunsüsteem kujuneb välja, siis on mitokondriaalne stress, tuleb see mitokondrite kaudu, tuleb selline energia tootmine kehas, närvisüsteemi tasakaalu teemad, siis on veresoonte ülitundlikkus, toitainete tasakaaluga muutub ka veresoonte nagu füüsiline tervis, nagu lisaks sellise tundlikkuse aspektile ka veel, ehk siis veresoonte elastsus väheneb. Kui on põletik, siis nagu häirub see ahenemine ja laienemise nii-öelda funktsionaalsus. Nahabarjäär nõrgeneb, see on hästi tugevalt soolestiku tervisega, mikroobidega seotud. Naha ülitundlikkus kujuneb välja, et see on nagu see, kust me jõuame nende nii-öelda sümptomiteni, mida tegelikult siis sinu keha sulle räägib. Kui need punetus, kuumatunne, põletustunne, kipitus, punnid, kui need on välja kujunenud tegelikult, et see on see, mida sinu keha sulle nende sümptomitega räägib selle koha pealt, et millele on vaja tegelikult tähelepanu pöörata. Ehk siis siin ei piisa sellest, et kui sa sellele nii-öelda põletustundele paned aloekeeli peale, siis see ei lahenda sinu toksilist koormust, eks ju. Ega ei võta ära sinu kroonilist stressi ega anna sinu kehale juurde rohkem toitaineid, mida tal on vaja selleks, et hoida oma veresoonte elastsust, eks ju. Et ma loodan, et sa saad sellest nagu dünaamikast aru, et kui ma tegelen ainult punetuse sümptomiga, siis ma tegelikult neid all olevaid mustreid ju ei puuduta. Ma väga-väga loodan, et see on sulle nii-öelda loogiline. Ehk on, ma tean, et on ma tean, et on. Et see on see põhjus, miks tegelikult tuleb vaadatagi neid nahateemasid oluliselt sügavamalt.
ehk siis siia ongi sisse kodeeritud selline mõnes mõttes nagu täielik error, võiks öelda, selline ja see võib olla natuke ebamugav, selline on see natuke nagu tõde, sellepärast et sa pead lihtsalt võib-olla nagu laiema pildiga saama aru hetkel sellest, et inimene üldse looduses mitte miski ei ole tegelikult loodud elama, olema, õitsema nagu niimoodi, et kui sa oled stressis, toksiinidest ja lisaainetest mürgitatud ja koormatud, su keha on põletikus, valutav, paistes, sa oled mingite nakatunud mingisuguste soovimatute patoloogiliste mingite asjadega, sa oled alatoidetud, mis sest, et üle nagu nuumatud, on ju, väsinud ja samal ajal siis sa peaksid välja nägema imeilus, olema sale, ideaalvormis, tundma ennast fantastiliselt esimesest hetkest, kui sa silmad lahti teed, on ju. Sa võid süüa ükskõik mida, sa võid, ma ei tea, omada täiuslikku seedimist, et sul ei ole kunagi kõhul midagi häda, on ju. sul on suurepärane seksuaalelu, kõik asjad, et noh, aga samal ajal oled sa kõik need eelnevad asjad, et noh, see ei kõla ju loogiliselt, mõtle ise natukene, et see ei ole loomulik, et ehk siis tegelikult selline see toitainevaene toit, need toksiinid, see krooniline stress, et see mõjutab nii tugevalt ja kui sa isegi nagu sa praegu võib-olla mõtlesid, aga ma ju tean seda tegelikult, et noh, jah, ma saan aru, et need asjad nagu mõjutavad, on ju. milles siis ikkagi asi on, et miks me ei saa nagu ise neid asju nagu paika loksutatud, tegelikult selline sügavam teadlikkus, inspiratsioon ja võib-olla ka toetav tugi on vahest see, mis meil jääb puudu. ehk siis kiputakse võrdlema ennast hästi palju teistega ja mulle kliendid sageli ütlevad, et nende jaoks kõige raskem on üle saada, et kui nad hakkavad oma elustiili muutma, oma harjumusi muutma ja oma sellist ka toitumiskäitumist muutma ja kõike muud, siis neil on kõige raskem tegelikult selle, võib-olla mõnes mõttes selle sotsiaalse survega, et neil on tunne, et nad nüüd teevad asju teistmoodi. et see tugi sellest ülesaamiseks on ääretult suur. ehk siis ma siinkohal korraks mainin sulle just nimelt seda enda lähenemist, millega ma sarnase nahamurega kliente toetan ja see tegelikult käib läbi sellise suure hulga erinevate teemade, mida tegelikult on vaja puudutada selleks, et sa saaksid selle suuna kätte, kuidas ise hoida oma nahka tegelikult korras, et kuidas saada tagasi see, mis nii-öelda varem probleemitu näonahk, kuidas süüa nii, et nahalööbeid ei teki ja mõista siis seda oma naha ja sümptomite keelu. ehk siis tegemist on minu iludetoksiga ja seda on minuga võimalik läbida nii individuaalselt kui ka nüüd aprillist algavana tegelikult ka grupiprogrammina ja sa saad ka sellest osa saada, kui sa soovid, et ma alustan hetkel selle kevade siis viimase grupiprogrammiga 21. aprillil ja me läheme 9-nädalasele teekonnale, kus me just nimelt neid juurpõhjuste teemasid, mida ma sul siin praegu käsitlesin, läheme puudutama soolestikku, toksilist toitu, multifunktsionaalset nahahoolduse poolt, seda toitainete poolt, mida su keha vajab, toksilist kodu, kööki, keskkonnateemasid, stressi, energia, emotsioonide poolt, erinevaid detoks nii-öelda kanaleid nii-öelda vaatlema ja mida sa saad teha seal enda jaoks selleks, et sul tekiks selline süsteemne arusaam, et mida kõike su keha tegelikult vajab, et kui see sind kõnetab, siis sa võid piiluda iludetox.ee ehk siis praegu hetkeseisuga, kui ma sulle sellest räägin, siis on veel sooduskoodiga kevad on veel 3 kohta 100 eurot soodsam. et kokku alustan teekonda 10 naisega ehk siis kohad on väga piiratud.
aga tahan sulle nüüd edasi tegelikult rääkida veel sellest, et kui süvitsi need nahateemad veel lähevad, ehk siis kui see sind kõnetab, Piilu Ole hea iludetoks, kui sa vaatad seda videot järgi kunagi hiljem, kui see grupiprogramm, see lend on juba lennanud ära, siis võid julgelt pöörduda minu poole konsultatsiooni, et arutada võimalust, kuidas seda teekonda iseseisvalt alustada koos minuga. Ehk siis piilume edasi. Piilume natuke edasi. Nii tähtis koht lihtsalt, et nüüd Canva või see slaidid otsustasid, et nad ikkagi korraks veel peatuvad siin. See on selline tehniline rõõm, et vahest midagi veidi peatub. Ma korraks jagan sulle kohe uuesti. Millegipärast peatus hetkeks. Nii, kohe jagan sulle uuesti slaidid ka. Nii, ole hea. Töötab kõik ilusti edasi. Ehk siis ma tegelikult näen, et selline laiapõhjaline vaatamine inimese kui tema olemuse, kui tema elustiili, kui tema harjumuste põhjalikum selline analüüsimine, arutamine, see on hästi-hästi toetav. Et kui ma mõtlen ka konsultatsioonide peale, siis mida ma teen, mis tänaseks ma olen juba nüüd pikendanudki, et need konsultatsioonid minuga on 90 minutit ja ma tõsiselt kaalun, et need peaksid olema 120 minutit, aga ma tunnen, et 120 on hetkel vist liiga palju, sest sealt on väga keeruline nagu kaasa võtta nii palju, et pigem on toetavamad mitmed kohtumised pikema aja jooksul. Miks ma olen ka seda nii-öelda lähenen ka klientidele täna läbi nende 9-nädalaste teekondade nüüd. Just nimelt sellepärast, et neid asju ei tee korda nipsust ja need küsimused tekivad jooksvalt. Ehk siis, kui üks aspekt saab justkui natuke selgemaks, siis vajab teine jälle mingisugust selgitamist ja alati, kus on proovimist, seal tuleb ka sellist katsetamise koha pealt nagu üllatusi, et aga äkki mul ei olegi see kõige parem, võiks teha midagi teistmoodi või et aga minu elus on nii, kuidas ma võiks teha naa ja selliseid üllatusi päris palju. Milles see probleem selle toitumisega on, et siin taustafoonil on praegu hetkel kenasti näha Tai tegelik toitumispüramiid, mis eestlasi ka ilmestab ja mina näen siin väga tugevaid seoseid sellega, mida ma näen täna nendel naistel ja meestel, kes oma punetuse ja rosaatia teemaga minu poole pöörduvad. Ja näen siin palju toksilist toitu. Ma näen siin palju lisaaineid. Ma näen siin palju töödeldud toitusid, ma näen siin palju stimulante ja stimulantide all mitte ainult kohvi ei pea ma siin silmas, vaid suhkurt ja toitaine vaest toitumist ehk siis tegelikult keha toitainete baasi mõttes keha näljutamist ja samal ajal fantastilisena enda nägemise nagu soovimist. Seda ei tee korda ükski kreem ega seerum, ma võin sulle öelda, ükskõik millist nagu sellist toodet sa nagu naha peale määrid, seda pilti, mis siin on, see korda ei tee tegelikult. See võib seda korraks maskeerida, nii nagu on suurepärase punetuse ja rosaatia korral ka ju erinevad protseduurid, näiteks IPL või laserprotseduurid, siis tegelikult nad ainult võtavad korraks maha sul selle põletiku, nii-öelda süsteemset kehaseisu ta ei muuda mitte midagi.
see on ka see põhjus, et kui sa nii-öelda justkui protseduuridega naha korda tegemise suunda lähed, siis see lihtsalt on minu silmis on see toetav nii-öelda mehhanism, mida on super teha, aga see ei tohiks sugugi asendada seda, et kuidas sa tegelikult hakkad seda keha korda tegema, kuidas see nahk saab hakata paranema, et see ei ole sugugi see viis, eks ju. Et toitumise rolli nahahaiguste kontekstis üleüldse ei tohiks alahinnata. Seda ei tohi alahinnata ja sellepärast, et see on väga paljude nahahaiguste teemade puhul. Ma näen sageli, et tegelikult nende rosaatse ilmingute, selliste punetuse ilmingute kõrval rosaatse käib sageli ka punnikestega koos, on ju. Näen palju ka psoriaasi teemasid, samal rosaatse punetuse kliendil tegelikult on ka tselluliit, on ju, või on väljalangevad juuksed, samal ajal on hunnikuga sageli ka muid terviseteemasid. Ma arvan, et ma ei tahaks numbriliselt öelda, aga päris paljudel mu klientidel, kellega ma olen punetuse teemaga kokku puutunud, on tegelikult soolehaigused erinevad, põletikulised või on mõned muud põletikulised diagnoosid veel peale siis sellise nahapõletiku nägemuse. Sest mis see suurem selline punetuse foon, põletikufoon on, tegemist on süsteemse põletikuga ja see süsteemne põletik vajab lähenemist siis süsteemselt kogu keha nagu printsiibipõhiselt ka, eks ju. Ja toitumise koha pealt on võib-olla tegeletud kõige rohkem sellise kalorite ja makrode üle vaidlemisega, ehk siis need rasvad, süsivesikud, valgud, siis ma tahaksin tuua tagasi nagu selle nii-öelda juurte juurde, ehk siis me peame rääkima ikkagi sellistest toitainete sügavamast rollist keha taastumises, naha taastumises, tasakaalus, et me oleme inimestena ülivõimekad, absoluutselt toime tulema nagu igasuguste väljakutsetega, aga me vajame selleks toitu tegelikult ja kvaliteetset toitu ja toitu just nimelt toitainete fookuses. Ehk siis me vajame hapnikku, me vajame puhast vett, mineraalaineid, aminohappeid on ju, vitamiine, häid rasvhappeid, fütotoitaineid, ensüüme, kiudaineid ja rohkem kui miinimum. Ehk siis sellised klassikalised toitumissoovitused on loodud just nimelt sellise puudustõve vältimiseks ehk siis justkui haiguse vältimiseks, on ju, aga mitte optimaalse naha ja immuuntervise tagamiseks. See ei ole optimaalne, mis on minimaalne, eks ju. Ja kui on juba välja kujunenud rosaatsia, kui on välja kujunenud punetus, kui on välja kujunenud akne, kui on välja kujunenud psoriaas, kui on välja kujunenud ekseemid, laigud, ma võin selle nagu laiendada tegelikult absoluutselt erinevatele nahahaigustele, siis on vaja tervendavat toitainete tuge. Ja mitte ainult tuge, vaid ka selle nagu negatiivse koormuse vähendamist. Ja sageli ma näen seda, et alustatakse nagu selle negatiivse justkui vähendamisest hästi hurraaga, aga fookus peaks olema eelkõige selle hea nagu sissetoomisel, sest kui sa nagu puuduse fooni baasilt hakkad veel rohkem piirama, siis su keha kukub täiesti kokku. Ehk siis ei saa nagu, peab nagu mõtlema läbi need sammud, kuidas sa hakkad nagu minema, eks ju. Ehk siis, kui su keha ei ole tegelikult sellise biokeemiliselt nagu ainete baasilt piisavalt toetatud, siis su kehasüsteemid, su nahasüsteemid, su naha nii-öelda paranemise võimekus, uuenemise võimekus ei ole sugugi optimaalne. Ja see puudutab nagu laiemalt ka seda heaolu poolt, et kui ma astuks korraks ka välja nagu sellest nahahaiguse kontekstist ja läheks puhtalt sellisesse longevity'sse, ilusse, heaolusse, on ju, sest alati, kui ma saan klientidega naha korda, ega meie koostöö ei lõppe üldiselt sellega. Sellepärast, et järgmine samm on tal siis see, et nüüd ma tahan hoida seda, et mul pole eales nahk nii sile olnud, nii pehme olnud, nii siidine olnud, et ma ei mäleta, millal mu nahk nii hea välja nägi, nii pehme, et see on ulme, kui hea mu nahk praegu on, et ütleb, et ma ei saa peeglist mööda minna ilma, et ma ei katsuks kogu aeg ennast nagu, et ma autoroolis nagu foori taga, võtan peegli alla, ma tunnen nagu, et ma tahaks, lihtsalt tahaks nagu silitada ennast, noh. Ma tean ära seda autorooli taga teed, käed on mustad. On ju, et vali kohta, kus sa seda teed, vaata, et keskendu siis õhtul naha mudimisele, kui sa kreemi ja seerumit paned, eks ju.
aga ma mõtlen lihtsalt, et sa saad ilmselt mõttest aru, mida ma mõtlen, on ju, eks ju. Ehk siis selline kehvtoitumus tähendab seda, et su keha immuunsüsteem ei saa optimaalselt töötada, sul on rohkem sümptomeid nii-öelda, mis just on seotud selle rosaatsea teemadega, punetuste, õhetuste, ärrituste, tundlikuste, reaktiivsustega. See on immuunsüsteemi reaktsioon on seal taga on soolestiku tasandil tegemist, et veres liigub ringi aineid, mis ei peaks seal liikuma. Immuunsüsteem on lihtsalt kogu aeg nagu võitlusrežiimil, sest talle tundub, et su kehast liigub nii palju paha ja su keha püüab sind alati kaitsta ja need õhetuse ja punetuse reaktsioonid on hästi tugevalt seotud. Et kindlasti teema, mida võib-olla tasuks nii-öelda teada või kaasa võtta, on need seedeprobleemide teemad. Kõhukinnisust kogevad väga paljud, kes minu juurde jõuavad ja see on kindlasti üks aspekt, millega me töötame, et saada seedimine kenasti tööle ja võin öelda, et see seedetöö paraneb oluliselt, kui me hakkame selliseid tervendavaid aspekte nii toitumise kui ka harjumuste koha pealt sisse tooma. Milles probleem on kõhukinnisusega? Tegelikult, et kui see roojamass ei saa piisavalt kiiresti soolestikus liikuda ja kehast väljuda, siis tegelikult viib see toksiinide vereringesse tagasi imendumiseni. Ehk siis see väljaheite kehast nii-öelda välja liikumine on keha jaoks puhastusmehhanism ja sellega viiakse väga palju toksiine kehast välja. Ja kui seda ei saa teha, siis see mõjutab erinevaid nahamuresid väga palju. Ehk siis, kui sa täna tunned, et sul on kõhu läbikäimise, seedimise teemad on ka teemad nii-öelda lisaks nahamurele, nii-öelda see punetusfoonil, siis siin on üks selline võimaluse koht, millega tööd teha. Maksafunktsionaalsus on tihedalt seotud selle kõhu tervisega, sellepärast et maksa roll on tegeleda keha infektsioonidega. Ta on seotud kilpnäärmega hästi tugevalt, ehk siis siin perimenopausi perioodis eriti paljudel diagnoositakse ka erinevaid kilpnäärmemuresid. Ehk siis siin võib olla ka hoopis selline tagurpidi kaskaad natukene taga, et tegemist on hoopis selline maksaraskustega, sest osad kilpnäärmehormoon siis nii-öelda tegelikult töödeldakse ümber hoopis maksas. Maks tegeleb rasvlahustuvate nii-öelda rasvadega, vitamiinidega töötlemisega, samamoodi, mida nii-öelda keha vajab, samamoodi ju suhkrutega. Ta toodab nagu energia mõttes glükoosi pean ma silmas. Ta toodab kolesterooli, mis on hormonaalse tasakaalu aluseks ja sappi, mis on siis rasvlahustuvate vitamiinide omastamiseks. Ja sapp on tegelikult ju seotud ka meil toksiinidest vabanemisega. Ja kõige suurem selline detoks nii-öelda töötleja, ehk siis tema saab kogu selle jama, mille sina selle e-ainete mingi megapika loeteluna sisse sööd, selle kõigega tegeleb maks tegelikult. Ja selline toksiline ja stressirohke elustiil koormab maksa, see põhjustab vaevusi, haigusi, sümptomeid ja mõjutab sind hästi tugevalt tegelikult nahatasandil, seda punetuse tasandi koha pealt, ehk siis need alkohol, erinevad uimastid, kõikvõimalikud keskkonnatoksiinid, millega me võime kokku puutuda, alates plastikpakenditest, glüfosaadini, eriti kui on palju teraviljaarmastust, krõbinate armastust ja nii edasi toidulaual, suitsetamine, kõikvõimalikud ravimid, erinevad haigused, stressiteemad, et Hiina meditsiini järgi just nimelt viha pool on see, mis on maksaga seotud väga tugevalt. Et kui sa oled pidevalt väga vihane, et siis see on maksale jällegi nagu nii-öelda maksaga seoses indikaator. Erinevate töödeldud toitude rohke tarbimine on ju, suhkrurikkad, gluteen, GMO on ju. Et siin on teemasid, mis on punetuste koha pealt teadmiseks sulle. Ja mis sappi puudutab, siis sapipõie eemaldatud sapipõiega kliente on minu juurde jõudnud väga palju. Ja siin on nagu oluline teada, et sinu selline kehas detoksimise võimekus ehk siis jääkainetest vabanemise võimekus on igaveseks ajaks igavesti häiritud, kui on sapipõis eemaldatud. Miks? Sellepärast, et kuigi maks ise toodab sappi, siis sapipõis on nüüd see koht, kus see sapp kontsentreeritakse
ja sapp ise siis tegelikult on väga tugevalt siis seotud just nimelt selliste toksiliste ainete transpordiga soolestikku ja sealt siis nii-öelda kehast väljutamisega. Ja kui sinu toitumine on selline kiudainevaene, siis ja nii-öelda tahaks öelda kiudaine, köögivilja, puuvilja vaene, siis tegelikult on see toksiline koormus kehal alati suurem, kui ta võib-olla optimaalne oleks. Ja hormonaalse tasakaalu poole pealt võib olla siis selline maksa nagu funktsionaalsuse vähenemine, mida ma tean punetuse koha pealt võib-olla peaks hästi oluliseks teada, on just nimelt selline kui üleliigse kortisooli ja östrogeeni kogunemine, kui siis maksa selline puhastav funktsionaalsus on nagu vähenenud ja tegemist on siis stressihormooniga, eks ju, see on antiunehormoon, võiks nii öelda, et kui melatoniin on unehormoon, on ju, siis see on nagu antiunehormoon, sest kui kortisooli on liiga kõrgelt, siis kannatab unekvaliteet ja kortisooli on väga palju, siis see võib olla näidata maksa nagu raskustele. Ja mis on need märgid, mis seda näitavad, et väsimust, kurnatust, sellist madalat vererõhku, käte külmetamise asju, neid ma kuulen oma konsultatsioonidel väga palju. Ehk siis räägime nahast ja jõuame selleni, et tegelikult on kogu aeg külm. Ja see on nagu lihtsalt teadmiseks sulle. Ehk siis punetuse ja rosaatse teemade korral ma saan sind aidata ja saan aidata ka meesterahvaid selles mõttes, et töötan ka meestega ja, ja mõnega läheb kiiremini, mõnega läheb aeglasemalt. Karevi video on kenasti Youtube'is tema enda jagamine ka kirjas, kui sa tahad minna piiluda minu Youtube'i kanalit. Et temaga 7 kuu juures siis saime naha puhtaks. Ehk siis kõik asjad võtavad aega. Ja miks on see 7 kuud ka minu jaoks nagu täiesti loogiline, et ta võib nii kaua aega võtta, on see, et kui me läheme sinu keha toitainete tasakaalu parandama, korrigeerima, siis tegelikult selline 7 kuud on vaevu peaaegu 2 vere uuenemise tsüklit sinu keha jaoks. Naha uuenemise seisukohast on see 3-4 tsüklit, kus ta on saanud uueneda. Ehk siis kõik võtab aega ja aega mul on. Aega sul ka on, sest pikk elu on ees, on ju. Tavaliselt nahamurega ollakse hädas olnud pikka aega, aga lahendust justkui otsitakse hästi kiiresti. Et siis ei tasu liigselt kiirustada ka, et anna enda kehale ka aega taastumiseks. Ja pea siis ikka meeles, et terve ja särav nahk peegeldab kogu keha elujõudu, tervist, ilu rakkude tasandil. Ja järgmisel võib-olla nagu hetkel ma tahaks sulle anda võib-olla mõned sellised peegeldavad küsimused sinu enda jaoks. Ehk siis millega sul oleks võimalik nüüd natuke ise tööd teha iseendaga ja vaadata, et kui sul täna on punetuse teema, et natuke nagu ennast ise analüüsida, et see eelnev kindlasti on ka selline hea sisukas, mida kuulata, võid kuulata ka veel hiljem uuesti. Aga et kas sa märkad, et see punetus tekib või süveneb siis mingisuguse pingelisema perioodi ajal, mingisuguse emotsionaalsema, keerulisema aja juures, et kuidas üldse su igapäevane selline stressitase on, et kas sa lubad oma kehal taastuda või sul on kogu aeg tempo, tempo, tempo? Kas sa magad piisavalt, kas sul on ka unehäireid, raske magada või raske magamas jääda, et ehk siis ärkad öösiti pidevalt üles, mis sest, et uinud hästi või läheb sul hommikul varauni ära ja sa ei saa hommikupoolikuti pikalt magada. Et kas su toidulaual on tegelikult piisavalt sellist toitainetihedat päris toitu või kipud sa palju toite tegema pakist, sööma pakendist, karbist? Kuidas su kõhutervisega on, et kas sul esineb kõhukinnitust, kõhitust, raskustunnet pärast sööki, ebaregulaarset seedimist? Oled sa kunagi märganud, et mingisugused toidud on nii-öelda punetust võib-olla hullemaks teinud, olgu selleks siis alkohol või magus või piimatooted või hoopis midagi muud? Kas sa oled tarvitanud mingisuguseid võib-olla ravimeid pikaajaliselt, oled sa antibiootikume tarvitanud? On sul veel mingisuguseid seedetraktiga seotud selliseid ebamugavusilminguid nagu refluks näiteks? Muide, refluks on sageli toidu talumatusega seotud ka, et su keha ei talu tegelikult mingisuguseid toitusid, mida tasub ka nagu luubiga piiluda.
kas, kas ja kui palju on sinu toidulaual siis alkoholi, ravimeid, töödeldud toitu, on ju. Kas sul on peavalusid, iiveldustundeid, mingeid lõhnakemikaali talumatusi, mida sa tunnetad ise ka kohe? Kus sa oled nagu sellise hormonaalse tasakaalu koha pealt, et kas oled märganud mingisuguseid muutusi, oled hiljuti läbi elanud, läbi kogenud mingisuguseid nii-öelda hormonaalsete kõikumistega perioode, nagu me rääkisime, rasedus, sünnitus, imetamine, perimenopausi aeg on ju, võib-olla on see kõik möödas juba, aga on mingid teemad. Et kui kiiret on, kuidas on su naha reaktiivsus, kas ta on ülireaktiivne? Milline su elustiil nagu liikumise mõttes on, et kas pigem istuv, kas on nii-öelda vähene aktiivsus, pigem suurem aktiivsus? Et kas sa tunned, et see punetus mõjutab sinu enesehinnangut, mõjutab sinu enesekindlust? Et mõtle nende aspektide koha pealt, et tunneta, et usalda oma intuitsiooni, et mis on need kohad, kus sa saad nii-öelda käe pulsile peale panna, et ahah, okei, siin võib mingi nõrk koht olla. Et ja kui sa tunned, et sa jääd hätta selle ise lahti kodeerimisega, siis kindlasti oled oodatud minu juurde konsultatsiooni, et see 90-minutiline konsultatsioon on väga põhjalik, kus me läheme nii-öelda vaatama kõiki neid erinevaid nii-öelda biokeemilisi süsteeme, mida su keha peaks nagu saama optimaalselt toimetada. ja ja ma siiralt loodan, et see praegu oli sinu jaoks kasulik, et sa saad siit midagi nii-öelda taipamisena enda jaoks kaasa võtta. Järgmisena vaatame me kolmapäeval seda, et millist nahahooldust siis see punetav nahk tegelikult vajab. Ehk siis ma tänan väga, et sa piilusid nii-öelda selle seminari nii-öelda minuga kaasa. Ja kolmapäeval siis järgmise videoga läheme natukene põhjalikumaks, vaatame seda naha heaolu poolt ka natukene, et mis sellel punetaval nahal siis niipidi nagu naha hoolduse aspektis puudu kipub olema